Tere kõigile, kes meid teisel pool ekraani täna vaatavad. Me jätkame oma septembrikuu loomingu teemat. Minu nimi on Triin ja olen taas kord teie saatejuht. Täna on meiega taas kord väga loominguline inimene, näitleja, laulja, tantsija ja kõike muud Kristel Aastlaid. Ma lugesin sulle 3 nii-öelda ametinimetust. Kelleks ennast ise pead? Ma ei tea, ma olen alati nagu ise pigem ennast taidlejaks pidanud. Nagu kuidagi sellise ühise vihmavari statementiga ennast kokku võtta. Nagu sa ise ütlesid, siis nagu loome inimene. Pigem nagu kõik, mis on seotud loomega, on kuidagi minu jam, nagu öeldakse. Kõike korraga? Kõike korraga, jah. Ilmselt see kajastub ka nendes energiavarudes, mida vaikselt enam ei ole. Aga ma olen eluaeg kuidagi tahtnud kõiki neid asju teha ja nii meeletult tänulik elule, et ma siiamaani saan neid asju teha. Nii et kuidagi on selle taidlemisega nagu läinud niimoodi, et on nagu hästi vist. Alustame siis nendest loome valdkondadest, alustame laulmisest. Sul on olnud väga palju erinevaid bände, gruppe. Oskad sa näiteks nimetada algusest peale kõike? Kõige esimene bänd, mida ma tegin, oli Killer Tissue nimeline bänd, millest hiljem sai tegelikult nagu põhimõtteliselt sama seltskond, lihtsalt me läksime korra lahku ja Tallinnas saime siis uuesti kokku ja me nimetasime ennast Killer Tissue cover bandiks, ehk siis KTCB ja siis veel hiljem, kui me KTCB-d kasutasime kogu aeg, kõik ütlesid, et see on kohutav nimi, siis me mõtlesime, et okei, meil on vaja midagi muud ja siis me läksime Sierra Blacki peale, mis tuleb välja tegelikult USA-s on mingisugune country laul ja Sierra Black ka täiesti loogiline asi, aga me nagu ei vaatanud väga seda. Ja siis sealt edasi vaikselt tuli Avoid Dave, siis paljud arvavad, et ma olin nagu kartuuni liige, aga tegelikult me kirjutasime koos mõningaid lugusid, ma esitasin 2 nendest, aga nagu ma otseselt nagu bändis ei olnud, me olime kogu aeg Daniel Leviga naarsime, et me oleme natuke nagu sellised nähtamatud liikmed pigem, et et me ei ole seal nimistus otseselt, aga et me nagu olime väga tihedalt seotud sellega, mis nagu nemad teevad. Ja siis veidi aega hiljem siis Grammofon ja Õed ja praegu on Grammofon ongi vist selline nii-öelda musikaalses mõttes prioriteet mul siis kuidagi. Kust see Õede duo tekkis? Õdede duo tekkis Bert Brickenfeld ehk DJ Critical ja Tuuli Rand, siis teine õde. Nad tegid koos mussi ja siis kuidagi Bert vist mainis, et võiks mingi naiste mingi värgi teha ja alguses pidi Teele Viira nagu ka olema, et need olid nagu inimesed, kellega ta põhimõtteliselt oli see, et Tuulile ütles, et pane kokku midagi ja Tuuli mõtles, et äkki see oleks nagu lahe, kui me 3 teeks, aga just siis, kui me pidime alustama, siis me saime esimese loo sisse lauldud kõik 3, mis on ka siis meie debüütalbumi esimene lugu Fakt, kus siis Teele kaasa teeb ja siis Teele jäi rasedaks ja otsustas, et võib-olla praegu ei ole või kõige parem aeg hakata bändi tegema ja siis kuidagi jäime me Tuuliga kaikesi kokku ja Tuuliga ja Teelega me oleme aastaid olnud sõbrannad juba keskkooli aegadest ja natukene enne seda, et sellised tugevad nüüd vist juba äkki 15 pluss aastat sõprust ja tundus maksimaalselt loogiline, et kuna me nagu muusikaga tegeleme kõik, et siis võiks seda koos teha. Sa natuke puudutasid oma kooliaega. Kust see kõik alguse sai? Kas sa oled eraldi läinud mingisse muusikakooli või milline oli sinu esimene lauluvõistlus? Ma arvan, et mul oli nagu see, et ma käisin muusikaõpetaja juures laulmas lihtsalt, et nagu mingit sellist
muusikakooli. Ma isegi ei tea, miks ma ei läinud. Mulle meeldis lihtsalt nagu laule laulda. Ja täpselt seda ma muusikaõpetaja juures nagu tegin. Siis kui ma keskkool läksin, siis ma läksin järgmise lauluõpetaja juurde, kes nagu ka ikkagi me keskendusime lihtsalt nagu laulmisele, mitte nii väga tehniliselt, vaid nagu kuna lauluõpetajatel või muusikaõpetajatel koolis sul on terved pikad päevad ja siis on need huviringid ja nende huviringidega ei ole nagu liiga palju aega ja enamus oli nagu ettevalmistusvõistlusteks, ehk siis enamus ajast me tegime sellega, mis meil nagu oli. Harjutasime lihtsalt lugusid. Et ma nüüd viimased 2,5 aastat olen hakanud nagu päriselt käima hääleseadja ja hääleõpetaja juures, kellega me teeme harjutusi ja lõpuks saan aru, mida ma nagu tegema pean. Aga ja muusikakooli kui sellist ma pole kunagi läinud, ma pidin otsa kooli, tulen peale keskkooli ja lihtsalt lõin põnnima, ei julgenud minna katsetele, samamoodi lavakakatsetele ei julgenud minna lihtsalt, sest ma kartsin, et mulle öeldakse seal, et mida sa teed siin, millegi pärast see põrumishirm oli nii suur, et ma ei julgenud minna ja jah, ühest küljest täiega kahetsen, et ma ei läinud ei ühte ega teise. Samas teisest küljest ju siis nii pidi minema, et päeva lõpuks tundub, et see kuidagi on, et ma olen nagu jõudnud ikkagi tegelema nende asjadega, et ju siis looduse jõud oli suurem kui minu hirm lõpuks selle asja ees, et jaa, ma sellest kahetsen, et ma oleks pidanud minema, sest ma arvan, et ma tunneks ennast võib-olla nagu mugavamalt nendes asjades, kuigi ma tunnen ennast väga hästi kõiki need asju tehes, siis on ikkagi aru saada, et nagu sellist tehnilist teadmist jääb kõvasti vajaka. Ja see nagu häirib mind kõige rohkem. Kui sa ütleksid nüüd midagi, ütleme 14-aastasele, 15-aastasele Kristelile, mida sa talle soovitaksid? Ma arvan, et ma soovitaksin tal mitte nii palju põdeda igasuguste asjade pärast. Võtta elu natuke rohkem sellisena, nagu ta on, mitte sellisena nagu, et ma elasin nagu pidevas see on nagu pettumuses ja pidevas kurbuses selle asjade pärast, mis ei olnud minu kontrolli all. Ja see hetk, kui ma nagu sellest aru sain, oli suurem osa praegusest elust juba elatud ja kuidagi selline see tundub üliloogiline, et ma ei peaks stressama asjade pärast, mida ma ei kontrolli. Et see oli nagu selline kõige suurem väljakutse ja tegelikult siiamaani on hästi kerge on nagu ma ei tea, tõnnida asjade pärast, mis need lihtsalt juhtuvad, elu osa on selline, et nagu neid emotsioone kontrollida ja samas ikkagi aru saada, et kõik asjad tuleb endast ka läbi lasta, et ei tohi pudeldada endasse mingeid emotsioone või mingeid asju, et ja võib-olla ma ütleks talle, et mine muusikakooli. Kas sa oled alati pürginud sinna pigem laulja poole peale või on siin mingid instrumendid huvitanud? Ja ma nüüd omal jõul olen proovinud hakata natuke klaverit õppima. Aga kui võtta nüüd nii-öelda järgmine teemablokk, järgmine kategooria, tantsija, kuidas sa ennast sellega seoksid? No mul on tunne, et kuna ma olen 12 aastat, võib-olla natuke peale, tantsimine või selline nagu ongi taidlus, see on mulle eluaeg meeldinud jälle samamoodi, ainult tantsiks ja lällaks. Aga 12 aastat tantsutrennis käinuna, võistlustel käinuna, olin peale keskkooli aasta aega, enne kui ma Tallinnasse tulin elama, ma olin tegelikult tantsutreener ka. Ehk siis väga tugevalt tantsuga ikkagi sidunud ennast ja just eile õhtul oli selline huvitav kokkupõrge ühe sõbra sugulase ärasaatmispeol, käisime korra läbi sealt ja seal olid kõik tantsijad, sest tema on ka tantsija
ja siis me tegime battle'it seal ja nagu siuke vanad ajad tulid meelde, no hästi soojalt mõtlen tagasi oma tantsuaegadele ja no ikka täiega sügeleb, et tahaks kuskil tantsutrenni minna, aga lihtsalt ajaliselt ei mängi kuidagi välja. Aga ma tunnen küll tantsust tohutult puudust, mulle väga meeldib tantsida. Mu parimad aastad kindlasti olid nagu see tantsuga seotud. Seal oli nagu lihtsalt selline mingisugune emotsioonide vabastamine või väljaelamine või kuidagi nagu ükskõik, mis mul elus toimus seal tantsutrennis, seal kuidagi nagu sai nagu mingisuguse kõik kuidagi endast välja ja ma arvan, et käsi südamele pannes tantsimine kohe kindlasti päästis mu elu mingis mõttes, et ma lihtsalt nagu tol hetkel oli tants, oligi kogu mu elu ja kogu mu olemus ja kogu nagu see, kes ma olen. Et see ja täiesti arusaadavalt see nagu ei lähe mitte kuskile. Et ja, mul on hea meel, et ma olen leidnud oma elus head inimesed, kellega teha neid asju, mis mulle meeldib ja et ma olen leidnud tee ja mingis mõttes siis ka nagu julguse ja jääda endale kindlaks, et need on need asjad, mida ma tahan teha ja et ma vaatamata sellele, sest ma läksin sõbrannadega koos sinna trenni ja kõik ülejäänud sõbrannad jätsid pooleli peale mingi paari esimest kuud ja siis mina koos nendega jätsin pooleli. Mingi 2 nädalat ei käinud trennis ja siis hakkasin mõtlema, et miks ma ära tulin, sest teised tulid ära, et kuidagi ebaloogiline ja läksin üksinda tagasi ja see oli nagu minu jaoks oli selline, kas just hull enese ületamine, aga selline iseseisvalt mõtlemise nagu selline alustala, et tegelikult ma ei pea tegema kõike täpselt samamoodi nagu kõik need inimesed, kellega ma ennast ümbritsenud olen, kui asi puudutab seda, mida ma päriselt teha tahan. Kui nüüd võttagi see tantsimine, et kui palju erinevaid stiile sa oled proovinud? Ma alustasin showtantsuga. Ta on siis nagu selline natuke disko, natukene selline käed. Siis läksime väga kiirelt, läksime hip-hopi peale. Hip-hop oli nagu siis oligi meie nagu nii-öelda bread and butter, et nagu see oli nagu see põhiasi, mille nagu kõige rohkem endist teha ja hip-hop tantsuvõistlustel me käisime ju ka ja sinna kõrvale maandus ka sellist, ütleme hip-hopi suup erinevaid nagu mingisuguseid stiile, lyrikal, hip-hop, ma ei tea, neid oli seal vahepeal, käis päris palju. Dancehalli oleme proovinud, house dance mulle väga nagu meeldis, see oli kõige sellisem, see tõmbas ikka täiega läbi, aga see on hullult groovy ja hullult läheb mulle täiega meeldib. Ja siis lõpus, oma tantsukarjääri lõpus, contemporary't proovisin ka mingi, mäletan, vaatasin So You Think You Can Dance videosid YouTube'ist ja täiega tundus, et ma oskan ka nagu seda teha ja mingid kavad ma isegi nagu tegin ja panin vist nagu kokku tagasi vaadates, need on nagu veits cringe, et nagu need on sellised, proovisin lihtsalt järgi teha seda, mida ma nägin, aga tegelikult ega nagu selleks on vaja mingi võimleja mõtlemist või mingid asja, aga ei, kõike me ikka natukene proovisime ja see oli hullult aeg. No katsetamine on juba pool võitu, nagu nad ütlevad. Aga kui me liigume nüüd edasi järgmise kategooria juurde sinu puhul, sest et neid on päris palju, siis näitleja. Mis sa arvad, ütleme, kui meid vaatavadki 14, 15, 16 aastased, millises näitleja rollis nemad sind tunnevad ära? No ma arvan, et möödapääsmatu on ikkagi see Misha karakter, millega ma nüüd siis 2 aastat olen nii-öelda võõrutanud ennast lahti sellest, et temaga on nüüd kõik. Ja ausalt ütles siis, kui see läbi sai, siis oli ka nagu selline ka kerge lein oli, aga samas ma tunnen, et temaga ja selle sarjaga kuidagi loomulikult sai nagu läbi, et mul oli tunne, et me ei olekski pikemalt pidanud seda väga tegema, et kuidagi see lugu jõudis juba sinna, et meil ei oleks olnud nendest rohkem midagi rääkida.
ja nüüd mul on väga hea meel uuesti Gretega koos tööd teha peale 2 aastat ja mängida uues sarjas siis politseinikke kahekesi. Et see on väga, väga lahe, sest et jälle tulles tagasi umbes selle juurde, et ma 2 aastat ei teinud näitlemistööd, siis teha seda Gretega koos jälle, nagu kohe tulid kõik nagu asjad meelde nagu selles mõttes, et ta on nii fantastiline inimene ja nagu nii hea sõbranna tegelikult, et me oleme nagu lainetena vahepeal ikka suhelnud, aga nüüd on jälle mingi kogu aeg mingi, mul oli see, mis teed, et ta on nii minu inimene ja ma arvan, et tänu Miša rollile see tegelikult kõik nagu juhtus ja mul on jälle ääretu tänulikkus kogu Kassikulla produktsiooni Ergo ja Martini ees, kes andsid mulle selle võimaluse, kes millegipärast arvasid, et nagu ma peaksin mängima seda rolli ja väga palju toredaid mälestusi ja ma arvan, et see on selles suhtes on küll, et siiamaani ikkagi nagu tänaval mõned korrad siuke Miša, mis on huvitav, et see ikka veel nagu veits elab seda elu, aga jah, loodetavasti uus sari ka natuke kõnetab inimesi. Kui sa nüüd mõtled tagasi sellele ajale, et kas sa oled ise neid episoodi järgi vaadanud? Ja ma mõtlen, et mitte just nüüd viimase ajal, ma mõtlengi algusest peale, mingeid esimesi hooaegasid. Kusjuures ei ole, ma nagu kuidagi, tegelikult on tõesti hästi huvitav on see, et kui mõne fänniga on nagu jutuks tulnud ja nad umbes tsiteerivad mingeid nagu kohti või nagu mingi see stseen, kus see oli täiesti nad üldse ei mäleta isegi nagu, et nüüd TikTokis vahepeal viskab mingisuguseid väikseid juppe nagu ette ja mingi, jaa, siuke asi sai tehtud. Et kuidagi hetkel on lihtsalt kuidagi nii kiire, et ei jõua lihtsalt vaadata ja siis teisest küljest on nagu see, et ma ei tea, nagu enda vaatamine, ikka on natuke siuke et jaa, ma tegelikult huvi pärast esimest hooaega peaks küll vaatama, et mis seal nagu toimus, et ma arvan, et see oli nagu siuke päris korralik avapauk sellele kogu sarjale, et jaa, ja see on väga hea mõte, tegelikult peaks vaatama küll, sest ma ei ole vaadanud, ma vahepeal vaatasin siis, kui me tegime, siis ma proovisin niimoodi, et hooaja alguses mul ikka oli sarjumus, et nagu esimesed osad vaadata ära, et kuidas ta nagu sõidab. Aga jah, et nagu kuidagi poole pealt juba kuna me tegime suhteliselt samal ajal niimoodi, paralleelselt tegime neid, et siis ei jõudnud jälle nagu niimoodi keskenduda. Aga jah, peaks vaatama küll. Te tegite väga-väga palju hooaegasid sellele, väga palju osasid ja kas te oleksite kunagi oodanud, et see oleks läinud nii populaarseks, et isegi praegu, kui 2 aastat tagasi te lõpetasite, et see endiselt elab, et seda endiselt vaadatakse järgi ja tuntakse ära ja... Absoluutselt ei osanud arvata, see mõtlengi see esimese hooaja, et kuidas see niimoodi käima läks, oli veits nagu utoopiline, tol hetkel igast muid sarju, Kätekas juba käis siis ja nagu ikka on nagu tead, et võib minna hästi, aga sarjad tulevad ja lähevad suht kiiresti, sul on hooaeg 2 ja siis rohkem seda ei näe. Ja et see nagu nii käima läks, oli aga samas, kui ma mõtlen järgi ja ma saan aru, et kohe, kui me kohtusime, kui me 4 nagu sinna ruumi sattusime nagu esimest korda ja kuidas me kohe tegelikult kõik 4 tundsime üksteist nagu mingis mõttes ära, siis me saime nagu oleks pidanud aru saama, et et kui hästi me omavahel kokku sobime ja kui hästi me tegelikult kohe nagu läbi hakkasime saama, juba see oleks pidanud nagu, ma arvan, et see vist nagu kuidagi transleerus läbi selle televiisori siis nii-öelda, et olgugi, et nendel karakteritel omavahel on päris nagu palju kraaklemist ja eriti esimeses hooajas ja eks ülejäänud hooajad samamoodi, et siis lihtsalt nagu ma arvan, et see omavaheline armastus, mis seal tekkis ja kasvas nagu iga osaga, et see, ma loodan, et see kumas läbi ja see, ma arvan, et oli ka nagu
otse loomulikult ülihea kirjutamine nagu selles ütles, et ta oli väga hästi kirjutatud, just see ma tooks nagu väga esimest hooaega välja, et ta oli kuidagi terav, kiire ja nagu selline lahe, et jaa, täitsa, selles suhtes on küll, et nagu kuidas see ikka veel käib, väga rits. Kui tihti on niimoodi, et sa mõtled, et ma nüüd käin kiirelt poes ära ja siis, et kui sa mõtledki nüüd, et oletame, et sa oled kodus, tahad poodi minna, kas sa sätid ennast valmis, kas sa oled valmis selleks, et sind tuntakse tänaval ära või sa oled pigem selline pohhuist, viskan pusa peale, lähen poodi? No Misha roll andis mulle selles suhtes vabad käed, et keegi nagu ei oota must väga midagi. Mulle meeldib väga ennast üles lüüa, aga on nagu see, et oleneb, et see ei ole prioriteet. Pigem on see nagu kuidagi selline mingi rituaal hommikul, kui mul on vähegi aega, ma tean, et nagu tegelikult ma olen isegi nagu, et kui ma lähen stutsi oma ette kirjutama, siis nagu vahepeal ikka nagu veits meiki näkku lihtsalt, et oleks see hommikul endaga kahekesi olemise aeg, et nagu muidu vahiks lihtsalt nagu mingi lollinaga peeglisse. Et tead, mul on nagu pigem on nagu see mingi teine nagu asi sinna juurde kinnitanud ennast, aga see ei ole kindlasti mingi asi, et äkki keegi tunneb ära, ma peaks kindlasti ennast mingi meiki näkku panema, et jaa, selle eest hoolitses Misha Rull päris korralikult ja tegelikult ma ise nagu ka kuidagi kogu selle juures, kuidas vahepeal endaga kakeldud on, siis lõpuks on ikkagi see, et vahet ei ole, ma ei viitsi tegeleda. Aga kui tihti sind tuntakse tänaval ära ja kas tullakse küsima juurde, et kas sa oled see Misha, tehakse pilti või pigem jäetakse kaugelt vaatama? On ühte ja on ka teist, on seda Misha või? Nagu seda on päris, aga nüüd enam mitte nii väga, kuna ütleme, hiilgeajad on läbi, need on juba uued tuuled on peal, aga ikka seda tuleb ette ja pidudel tuleb seda ette, sellepärast võib-olla ma väga pidudel ei käigi, et see on nagu kohati siuke, aga see oli mingi hetk oli nagu hästi palju seda nõnda, et ma vist nagu tundsin mingi hetk sellist nagu social anxiety't nagu mingis mõttes, et nagu kuidagi selline kui mingi noorte gäng tuli vastu, siis mul nagu tõmbas kõige rohkem seda nagu paanikat peale, et nagu, et äkki sealt tuleb mingi kommentaar või äkki seal mingisugune, ma ei tea, millegipärast mul nagu vahepeal tõmbas see hästi valeks, et nagu kuidagi ma hakkasin kartma seda või ma ei teagi nagu, mis asi see oli, mis oli nagu teistpidi hästi nagu sürr, et miks sa arvad, et keegi peaks sind ära tundma, et nagu see on olnud minu juures mu enda peas alati nagu hästi suur asi, et ma ei eelda, et keegi tunneb mind ära, nagu ma ei eelda, et inimesed teavad, kes ma olen, nagu miks nad peaks, see on null põhjust, miks nad peaks teadma, et nagu selle juures ja siis nagu mõeldes nii ja siis samas kartes, et äkki nad ka nagu tunnevad mu ära ja siis oled seal kuskil imelikus limbo tundes nagu vahepeal siuke, et see vahepeal nagu kuidagi tegi ajuga mingisugused asju, kus ma mingi okei, ma parem olen kodus. Kui nüüd tulla jälle tagasi natukene muusika juurde, sest et sellega sa tegeled praegu vist kõige rohkem, siis kuidas algas sinu laulukirjutaja karjäär? Kas sa oled kogu aeg oma laulu ise kirjutanud või? Ma arvan, et mu laulu kirjutamise karjäär, kui seda võib niimoodi nimetada. Ma arvan, et tegelikult võib selle alguseks pidada juba mingi põhikoolis tundide ajal, kui ma tähele ei pannud, siis ma kirjutasin luuletusi. Mulle meeldis hullult luuletusi kirjutada. Ja kuna laulmine on ka nagu teema kogu aeg olnud, aga kuna ma instrumenti ei osanud ja kuidagi ma ei saa endast aru, miks ma ei võtnud ette seda instrumendi äraõppimist. Siis ma nagu laule kui sellised otsest nagu ei kirjutanud, aga siis kui see esimene bänd tuli, ma sain nagu kohe aru, et seal ei olegi nagu sellist võimalust, et ma ei tea, et keegi teine kirjutab neid nagu lugusid, et see oligi nagu see asi, mida ma tahtsin väga teha, et nagu bändi töös olla ikkagi nagu võrdne, et okei, ma laulan, aga et ikkagi loomeprotsessis oleks nagu see, et nagu minu sõna
oleks ka nagu seal selle juures ja siis meloodiad ja lüürika nagu jäigi nagu minu selliseks teemaks ja seda ma olen nagu teinud. Mulle väga meeldib seda teha, ma tunnen, et seda peab harjutama hästi palju, et saaks selle jama nagu ette ja samas mulle meeldib väga kellega koos kirjutada, et praegu väga pikalt me kirjutasime Taavi Paametsaga või Deiviga koos asju ja nüüd tuleb sügisel 15. september tuleb Avoid Deivil tuleb ka uus album, mis on eestikeelne, kus me siis kirjutasime temaga koos 3 lugu äkki. Et see eesti keeles kirjutamine on natukene keerulisem ma jaoks, aga ma tunnen, et nagu kuidagi seal hakkab ka nagu mingi kindlustunne tekkima. Et inglise keeles samas on nagu see, et ma tunnen, et mingitest teadmistest jääb nagu puudu ja eesti keeles tegelikult täpselt samamoodi, seal on nagu mingi julgus nagu kasutada oma emakeelt. Aga ja nüüd on Grammofoniga on ka see, et meil on ülihead laulukirjutajad sealt Martin Muudu Kuut, eks ju, kes on teinud bändides kaasa sajandeid. Ja siis Kostja Tsõbulevski, kes on nagu ka täiesti rockib kogu aeg meie kõigi maailm on nagu lihtsalt sellega, kui ilusaid asju ta kirjutab. Ja nüüd kõige nii-öelda värskem liige siis Federik Küüts ehk Fredi Küüts, kes on ka nagu hästi selline, kuna ta on meist kõigist noorem, siis ka nagu natuke kiusame teda ja siis seal on see, et ta nagu teab seda, mis nagu päriselt noored kuulavad. Et nagu ja Grammofoniga tuleb ka meil novembris tuleb plaat välja, nii et yes, see on väga lahe meie lõpuks esimene debüütalbum. Ma olen väga põnevil, mis saama hakkab. Et ja, laulu kirjutajana ma tunnen, et nagu pidevalt peab ennast parandama, pidevalt peab nagu harjutama seda soont. Et see ei ole nagu selline asi, et sul lihtsalt kas on või ei ole nagu seda oskust, et pigem see on täpselt selline asi, et kogu aeg pead kirjutama, kogu aeg pead nagu nii-öelda nagu öeldakse nagu selle pealt ära riisuma selle, mis nii hea ei ole ja mõnikord ongi, sul läheb mingi nädal enne, kui sul midagi head tuleb, et sa oled iga päev midagi kirjutanud, iga päev mitu asja kirjutanud ja nad on ülihalvad, aga see on täiesti hoidnud, et see käibki nii, et jah, on hullult raske protsess, aga see on täiega väärt seda. Kui see episood nüüd üles läheb, siis meil on selline septembri lõpp, septembri keskpaik. Kus teid näha saab? No tõenäoliselt nüüd ongi järgmine punkt, kus meid näha saab, on albumi esitlus kontserdid. Tõenäoliselt on seal novembri teises pooles, nii et mõistlik oleks hoida meie sotsmeedial @Grammofoni Instagramis siin peal. Ma ei tea, mis peaks endale TikTokiga tegema, et tundub enam vist nagu muud moodi läbi ja siin maailmas, et eks peab seda hakkama nüüd lahti muukima. Et ja, ma arvan, et siis tulge kindlasti vaatama. Ma veel ei tea, kus need on, liiga vara on öelda, aga novembris saate teada. Kui sa nüüd natukene mainisid, et inimesed hoiaksid sinu sotsmeedial silma peal, siis räägimegi natukene sisuloomest. On väga palju nimetusi selle kohta. Influencer, suunamudija, sisulooja. Kelleks ennast nimetad? Ma ei tea, sotsmeedias eksisteerivaks inimeseks. Lihtsalt ma kuidagi proovin ellu jääda. Et ma elan TikTokis, ma lihtsalt ise kuidagi pandeemia alguses tegime elukaaslasega nagu rohkem sinna mingit contenti, aga me leppisime kokku, et kui meil ei ole nagu otseselt midagi nagu sinna panna, et kui me neid mingeid oma lolle sketše või asju nagu ei tee või nagu kui mingi asi meid päriselt niimoodi naerma ja et see on nii loll või see on nagu, et siis me nagu ei pane midagi üles, aga samas teisest küljest ma täiega tunnen, et kogu nagu kõik mingid asjad kolivad lihtsalt sinna üle. Et ütleme, kui me räägime näiteks bändi kontekstis, et siis tegelikult see tundub nagu lihtsalt, et see on natuke vajalik, et inimesed saaks olla kursis või saaks
tutvuda sellega, mida me teeme. Aga samas on mul alati olnud ka nagu natuke plokk sellega, et ma ei taha nagu seda teha, ütleme, sellise ilmselge asja, nagu sa saad aru, mis ma mõtlen, et nagu siuke nii kuula meie lugu, tee tants meie loo järgi ja siis on hästi tuus, et nagu selline, ma nagu natuke usun sellesse nagu loomulikku juhusesse, et nagu, et kui see juhtub, kui ei juhtu, see ei juhtu. Teisest küljest, kui ma seda üldse sinna ei pane, siis ei saa ka loomulikult mitte midagi juhtuda. Et seal on nagu mingid käärid kogu aeg, üldse sotsmeediaga mul on natukene käärid, et ma saan aru, et ma pean jagama oma tegemisi ja asju, et nagu lihtsalt relevantne püsida või kuidagi nagu mis iganes, mis see üldse tähendab. Aga teisest küljest ongi see, et nagu kui ma tahan, et need asjad, mida mulle meeldib teha, et need nagu inimesed teaksid nendest asjadest, siis ma pean seda kahjuks või õnneks kasutama, et tegelikult on hea, et on olemas, aga see on keeruline nagu kohalt, et jaa, ma ei tea, see ajab veits pea sassi ja ma saan täitsa aru, miks on nagu osad inimesed ongi lihtsalt konkreetselt selle töö peal, et kellegile teisele teha mingit contenti ja nagu värki. Aga selle kõige juures ma nagu tunnen, et ma ei taha võtta endale mingid inimesed, kes minu eest hakkab mingeid asju postitama või nagu tegelema sellega. Ehk siis ma pean lihtsalt ennast kokku võtma. Jah, sotsmeedia. Jah, see kõlas tõesti nagu lõplik lahendus sellele kõigele. Aga kui tulla ikkagi jälle Instagrami juurde ja põhiküsimus juurde, ehk siis koostööde juurde. Kui palju sina koostööd teed? Ma ei tea liiga palju, kuna ta on nagu, ta on tore, vahepeal on tore teha, lihtsalt kui on nagu mingi asi, mis nagu päriselt meeldib või kuidagi nagu toimib. Aga ma ise tunnen, et nagu mul on vahepeal on see, et kui ma teen, siis ma teen liiga nagu järjest ja siis ma ei tee üldse. Et nagu siis seal, et ta on ka natukene nagu selline, ma ei tea, võib-olla jälgijaskonna nagu, et ma ei taha neid ärritada sellega, et nagu siis ta on ilmselge raha teenimis nagu võimalus ja siis on jälle see riste on ju, et nagu kas ma nagu teen seda, sest mul on see võimalus või ma ei tee seda, aga siis on võimalus, mille ma jätan kasutamata, mis on nagu tegelikult variant. Ühesõnaga on ju. Aga üldiselt on niimoodi, et kui ma olen võtnud vastu, siis on nagu just viimati, mis tegin Kapten Kombuchaga, mulle hullult maitseb kombucha ja nende kombuchad on hullult head. Ja nagu seda tööd ma tegin üli hea meelega, et jaa, kuidagi selline, ja ma proovin pigem mitte nii väga teha, sest nagu see ei ole minu nagu selline esimene prioriteet ja sealt nagu hakkab, kui mul on aega ja mul on viitsimist, siis ma nagu veits teen. Aga jah, see ei ole nagu see koht või nagu see ei ole minu konto eesmärk. Kas sa mäletad oma esimest koostööd? Vist ei mäleta. See on väga hea küsimus, jälle peaks vaatama tõesti, millal see ära tuli see esimene. Kui nüüd võttagi see kõik kokku, siis meil on selline traditsioon, et meil tuleb nüüd podcastis nipinurga aeg. See on selline koht, kus ma küsin sult mõned küsimused ja sa saad jagada noortele motivatsiooni. Okay. Ehk esimene küsimus. Jaga noortele mõni quote, mis sind kõige rohkem kõnetab. Mul on, see on vist paar korda läbi ka käinud kuskilt, aga mulle kuidagi hullult meeldis meie sõpruskonna selline moto, et tee nii, et sul endal oleks hea, aga keegi teine ei tohi sellest kannatada. Ehk siis nagu küsi võib-olla ainult endalt luba asjadeks mõnikord, aga nagu arvesta teistega, sest mul on tunne, et see teistega arvestamine on meil, et see on väga tore, et kõik teevad nõnda nagu, et nendel endal oleks hea, aga just see peale koma koht, et keegi teine ei tohi sellest kannatada, et see on nagu, me astume üksteisele peale, üksteisest üle, et see on nagu natukene käest ära läinud võib-olla, et ja see arusaam, et tegelikult me oleme kõik üks energia ja üks nagu sama ühe kerakese peal kõik me peame siin kuidagi hakkama saama ja nagu ei ole mina ja maailm, on meie ja meie kodu ja kõik see, et jah,
muidugi see ongi niisugune üles-alla liikumine minu jaoks, et tundub vahepealt kõik võtavad ennast veits kokku ja siis nagu jälle kuidagi läheb lappesse, ma ei tea. Jah. Kui nüüd on siin ka mõni noor, kellel on tehtud erinevaid põnevaid pakkumisi, aga võib-olla ka kardab neid vastu võtta, mida sa talle soovitaksid? Et kõige parem on vaadata, et võib-olla sellele hirmule otsa, et miks sa seda kardad. Ja üldiselt peaks seal hirmu sees olema ka see vastus, et kas see on lihtsalt mingi asi, mille sa enda peas oled välja mõelnud, nagu mina seda tegin, või see on päriselt mingi reaalne asi, nagu reaalne hirm või nagu mingi et ma ei tea, ma ei saa seda teha sellepärast, et ma ei tea, mul lihtsalt ei võimalda või et ma võin oma elu kaotada või mis iganes, eks ju, et need asjad, need pros and cons nagu asjad tuleb enda peas veits nagu läbi seedida, läbi vaadata, aga kui sa saad aru, et ainuke, kes nagu selle hirmu ja või selle nagu tegemise või pakkumise või mis iganes asja ees seisab, oled sa ise, siis on natukene, et kas sa saaksid ennast ümber rääkida, et tegelikult on okei nagu teha seda mingit väljakutset. Et jaa, oma hirmudele tuleb natukene otsa vaadata. Kui me nüüd natuke puudutasime, et näitleja kohta, et sul tekkis vahepeal tänaval siuke ärevus, et kuidas sellega silmitsi seista, mida siis teha? Ärevuse mõttes ma olen kõige parem lihtsalt tuletada endale meelde, et see hinga. Et tegelikult hingamisel on vähe sellest, et hoiab meid elus. Tegelikult on tal väga hea, ütleme, hingamisega suudad väga palju asju ära balansseerida. Ja näiteks paanikahoogude või selliste hoogude juures olen kuulnud nippi, et jäätükk panna keele peale, siis aju hakkab sellega tegelema ja paanikahoog läheb üle. Nii et proovige, et teinekord, kui tuleb paanikahoog, et siis tekitage oma kehale mingi uus asi, millega ta tegelema peaks. Väga toredad mõtteterad. Aga nüüd ongi kahjuks aeg meie podcast siinkohal lõpule tõmmata. Meil on imeline sponsor, kingitus.ee. See on see ilus ümbrik siin laua peal terves aeg, kes on siis välja pannud sulle ja sinu kaaslasele elamuspaketi 2. Väga suur nimekiri, valik. Saate valida. Kingitus kehtib 3 aastat, nii et aega on rahulikult mõelda. Valik on tõesti väga suur, alates restoranidest, ise tegemisasjadeni kuni spaadini välja, et saate valida, saate nautida ja ma tõesti tänan, et sa siia täna tulid meiega rääkima. Aitäh kutsumast. Kindlasti noored leiavad siit mõned mõtteterad. Aga sellega lõppes meie septembrikuu teema, milleks oli looming. Järgmise kuu teema, ma usun, et selleks hetkeks, kui see video välja tuleb, on veel saladuses. Nii et oodake, see tuleb ka väga hea teema, millest räägivad oma ala professionaalid. Nii et on mida oodata, aga aitäh, et te meid kuulasite ja ma näen teiega järgmises episoodis.